asi ongi. aga jaotame selle arvu 57 kaheks naturaalarvuks, nii et nende osade ruutude summa on 1685. What the hell does that mean? Ehk siis naturaalaarv. Naturaalarvud on nagu 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12. No jah. Ehk siis me peame 15 jaotama kaheks naturaalarvuks. Ma ütlen, et esimene naturaalarv on x. Ehk siis olgu esimene või siis kaheks naturaalarv, jah. X. Nii. Ja kuna me ei tea nende kahe naturaalarvu vahelist seost, siis me ei oska öelda selle teise naturaalarvu kohta mitte midagi muud kui seda, et teine on y lihtsalt. Ehk siis kaks muutujat. Ja nüüd koostame kaks võrrandit, mida me oskame koostada selle teksti alguses. Mis võiks olla esimene võrrand nagu, kuidas midagi tõlkida siin matemaatika keelde, kui meil on kaks osa x ja y? X pluss y 57. Täpselt nii, kui me jaotasime selle 57 kaheks osaks, siis järelikult nende summa x pluss y peab andma meile 57. See on esimene, sellest oli siis võib-olla jah, see oli siuke, selle ütleb nagu kiiresti ära. Kas keegi oskab teise öelda? X2 pluss y, x ruudus pluss y ruudus võrdub 1685. Vot, ma kuulen õigeid asju. Kust sa selle said? See on ruutude suve. Täpselt nii. Ehk siis need kaks osa, kui me paneme nad ruutu ja liidame kokku, siis tekst väga otseselt ütleb meile, et nende ruutude summa peab võrduma 1685. Ja nüüd on meil kaks võrrandit ja saame teha süsteemi. Ning seda süsteemi on mõistlik lahendada asendusvõttega. Liitmisvõttega oleks siin pain in the ass seda asja teha või noh, põhimõtteliselt nagu ei saagi. Noh, kindlasti kuidagi saaks, aga see oleks täiesti kaos. Siin oleks asendusvõttega väga palju parem. Ehk siis ma avaldan siit x-i, viin selle y-i paremale poole võrdlusmärki ja nüüd asendan siis selle 57 y-i siia x-i asemele. 57 miinus y suuruses ruudus pluss y ruudus võrdub 1685. Te võite kohe küsida, kui midagi jääb kahtlaseks. Või kogu asi on kahtlane. Te võite ka seda öelda. Aga jah, see 57 ruudus, see on natuke raske asi peas teha. Miinus siis 57,2. 114 y pluss y ruudus. Pluss y ruudus. Ma avasin need sulud siin, et see võrrand ära lahendada ning nüüd on üsna selge, et tegemist on ruutvõrrandiga. Ehk siis ma toon kõik liikmed siia vasakule poole võrdlusmärki ja viin nad ka kokku. Kui palju siin seda 3249 miinus 1685 ja tuleb siis 1564 ja see võtab nulliga. Noh, ehk oleks kasulik aga see kahega läbi jagada, seda kahega läbi jagamist ei pea tegema, aga see teeb selle asja lihtsalt natukene lühikemaks, lihtsamaks. Seda, et kas ta jagub kahega või mitte, seda näeb selle järgi, et kas need kõik arvud siin on paarisarvud. Et praegu kõik lõppevad paarisarvuga, seega need on paarisarvud. Seega nad jaguvad kahega väga kenasti. 0 jagatud kahega on ikkagi 0. Ja nüüd on paneme ruutvõrrand. Ma lahendan selle ruutvõrrandi siin äkki ülevalt. Ma ei taha ruutvõrrandi lahendamise peale väga palju aega raisata, sest
sest et see ei ole selle ülesande point. Juure alt tuleb 57 ruudus miinus 4 korda 782. Tuleb 11 siia juure alt välja. Siin all on siis 2. Y1 on järelikult siis 57 pluss 11. 2-ga on 34. Ja Y2 on siis 57 miinus 11. Järelikult 2-ga 23. Nii. Saame Y-le siin 2 väärtust. Nüüd, kui meil on Y-l 2 väärtust olemas, siis me saame põhimõtteliselt X-ile ka 2 väärtust. Aga tegelikult need ongi juba need 2 vastust. Et kui ma hakkaks siin üleval näiteks neid X1 ja X2 leidma, see oleks siis 57 miinus 34, see oleks siis 23 ja X2 oleks siis miinus 23 võrdne 34. Ehk siis nad on nagu, jah, nagu põhimõtteliselt sa näed siin juba need 2 naturaalarvu ära, et mida see ülesanne su käest tahtis, see 34 ja 23. Et aga lihtsalt kindluse mõttes sa võid ka siis siin veel ära arvutada X1 ja X2 mõttes. Ja need ongi need 2 naturaalarvu, mida see ülesanne meie käest tahtis. Et kuidas siin oleks hea kontrollida, et kas need ikka on need 2 naturaalarvu, mida ülesanne tahtis meie käest? Täpselt nii. Et kui need 2 naturaalarvu tõesti on 34 ja 23, siis nende summa peab andma meile 57. 34 pluss 23 on 57. Ning nende ruutude summa peab olema 1686. Ehk siis 23 ruudus pluss 34 ruudus on 1686. Ma tegin selle kontrolli praegu kalkulaatoril. Ei jaksanud pikalt tegema. Ei taha rohkem sellele aega raisata. Nii. Nii, teie näod on natuke murendatud. On hästi? Okei, siis on hästi. Teistel on ka hästi? Või noh, nüüd, isegi kui algus on konadeks, siis küll läheb paremaks. Ma kustutan selle ära ja siis vaatame edasi.